Lootusest joobud, kui illusioone endale loon. Su kiirtest poluksin pärjama suure, siis prooviks vähe, vaat mis soovid mul on. Sootus suurim, oled jõudu proovinud mul. Su teel, mis petlikuid siiski võrratu valisin raja, kus seiklemas käin. 20 aastat tagasi 18. augustil oli esimene esimese numbri väljaandmine uuele ajalehele, mille nimi oli Kesknädal, ja nüüd on seda Kesknädalat 20 aastat välja antud. Ma arvan, et see kui alternatiivne väljaanne, kui alternatiivne ajaleht, ma arvan, et see oli väga tähtis ja väga vajalik, ja ma usun, et paljud lugejad said sellest oma elamuse. Edgar Savisaar on suur riigimees, vabaduse tooja Eestile, Eesti juht, austatud ja lugupeetud erakonna kauaaegne juht, suur juht, veteraanpoliitik, ja täna on talle tähtsad sündmused, Balti keti 30. aastapäeva tähistamine, Eesti taasiseseisvumise sünnipäev 20. augustil. Siin olemiseks on väga õige aeg praegu just, see on vahetult enne taasiseseisvumispäeva, ehk rahvas on hakanud kutsuma seda ju Edgari päevaks. Nii et põhjust kuhjaga, ja me olime ka alles eile Edgari Savisaarega koos. Ta oli ka Keskerakonnas suvepäevadel ja ta oli väga rõõmus ja rahul selle olukorraga. Igal juhul ma arvan niimoodi, et Edgar on niisugune nullpunkt, millest ja kellest algas uus elu Eestimaal. Temast käivitus kogu protsess, tema tõmbas rahvamasse kaasa. Kõik laulvad revolutsioonid kogu Eestis loodi neid toetusgruppe ja loomulikult kõik see tema energia. Ta ei pruugigi palju rääkida, aga tema olemine kuskil kohal, tema täidab ruumi lihtsalt. Inimesed ootavad teda, eile teda kallistati, ma ei oska öelda, 10 kanti. See on nii tore ja nii armas. Nii et, ja loomulikult eks talle natukene mõjuvad ka, kui meie juhtleht Kesknädal kinni pannakse või midagi muud sarnast, aga ma arvan küll, et tema kohta on öeldud Kalle Muuli, kes on nüüd täiesti vastandeks ja Isamaast praegu ütleb niimoodi, et Edgar Savisaar oli kõige populaarsem poliitik 30 aastat tagasi ja on seda ka tegelikult täna. Nii et me ei saa Edgarist üle ega ümber, kõik on sellega seotud.